Otsime just Europcarist auto ja nüüd tuleme parklasse autot otsima. Hommikul tagasi andmine suht lihtne. Võtame bensupaaki täis, viskame parklasse ära ja paneme võtmed võtmekasti ja läheb. Saime autosse sisse, näed, Rool, Urmas ja siia tulevad lasted oli jube lai on. Et ma ise mõtlesin, et ei mahu ära või tuleb lapsed taha panna, aga siin pole vaja isegi, 3 tükki ilusti kõrvuti istuda. Ja näed, selline auto äärmiselt okei nagu protsess oli. Et see leti ääres oli mingi tädi, tellisime talt ära, Urmas andis talle allkirju ja rahaga viskas ja siis ta sai põhimõtteliselt võtme, siis me läksime, otsime ise parklast auto, siis mingist kuurist võtsime need toolid ja siis tagasiandmisega on niimoodi, et see on põhimõtteliselt 24 tundi. Et näitas, et siin on parkla, vige siia. Kusjuures me vaatasime, et me tõesti mahume kõik kolmekesi kõrvuti siia taha, et pole vaja neid ekstra toole sealt tagant üles tirida. Kus me lähme? Lennulaama. Sõitma. Ja täna on meil siis triipipäev. Lähme käime kõigepealt Kiviskuudis, vaatame, mis seal on. Ja siis vist käime ühes linnas. Jellingus me vaatame ruunikive. Okay. Seal on UNESCO maailmapärandi koht, kus on vanad viikinguaegsed ruunikivid. Yeah, welcome to. You have some tickets? Yes. So the park is a combination of walking and driving. You will also get a map. This is where we are now. And there's a safari. You drive with your car to P2. Again, you can park and walk around. Auto! Siin oleme vennalikult ühes autos. Rudi istu selle väikese selle peale. Magavate ahvide pesakond. Päris uhke. See on savann. Siin on savanni vesi. Loomad. Näed, Rudi teeb tööd. Näed, vaata Rudi, seal on loomad. Vaata, söövad. Näed, seal. Kuule, kas need on need samad rohelised, kes Hispaanias igal pool olid või? Ega siin pole... Seal on väga uhke. Me leidsime esimese mänguväljaku, aga tundub, et seda alles ehitatakse. Kui lõvi tuleb, pane ruttu aken kinni. Kui selline vaatab, et see auto üks õige värk ei ole, siis on küll halvasti. Kaelkirekud ja need on need, kes surmast söövad. Nii ja nüüd me leidsime selle loomapargi kõige lahedama atraktsiooni ülesse. Et see on muidugi mõista mänguväljak. Seal on siuksed asjad. Seal taga see vaata siuke... Üle kasvanud see tigu. Jaa, ma ta täpselt. Palun. Ühesõnaga, et hoituma juuksida kõik asjad. Hoidke lahtiseid asju kinni kõvasti. Näed, ja siin on jälle beebiga. Beebiga makaak. Peaks olema gorilla koobas. Mida ei ole, on gorillad. Nii lahe jõgi. Nagu siuke Jaapani stiilis jõgi. Kas ma nüüd lõpuks leian gorilla maja? Nagu, gorilla koljud. Gorilla. Gorillakene vaatab. Kurb oli see, et gorillad olid ainult majas sees. Et õues ma ei näinud ühtegi gorillat. Kõnnid. Ja leemur tuleb vastu. Nem.
Savainn. Traktor on ka lõvi vastu kaitstud. Vasakule ta vastu kaitsma, et lõpuks ometi leidsime ka lõvid ülesse. Mis oligi see esimene lõvi, keda me nägime, eks ju. Ja nüüd me leidsime üles lõpuks selle loomaaia kõige lahedama koha, nimelt mänguväljaku. Vaata kui kõrge ja vaata lõpus on selline lahe suur allalaskmine. Loomaaias käidud, lõpp jäi väga lühikeseks, sest noh, kõik olid suht ilm hakkas sadama, kõik olid väsinud, see hakanud suruma peale. Me võib-olla teinekord kunagi uuesti, aga see safari oli iseenesest päris lahe. Et siuke asi nagu Euroopas ka. Et ei pidanudki Aafrikasse minema, et lõvide vahel sõita. Kuigi lõvisid me nägime ainult ühte karja väikest. See on naljakas, et nagu näed lõvi kuusepuu all ja see tundub nagu nii ebaloomulik, et ta ju läheb krussi. Väga küla ei ole see mingi paganlik, mingi matmiskoht, seal on 2 suurt mingit sellist käebast või sellist asja, siis on Harald Bluetoothi aegsed mingid graveeringuga kivid. Näed, me leidsime kuulsad Schellingu kivi ja mis siin kirjas on Schellingu kive kohta? What? See ei ole Schellingu kivi, see on uus kivi, see on tehtud aastal 2006. Schellingsi viikingi kujud. Tekib loomulik küsimus, miks me tulime Schellingsi viikingi kujusid vaatama? Aga ka muidugi mõista sellepärast, et see jääb meile täpselt tee peale. Lisaks sellele see kuulub UNESCO maailmapärandisse. Nii et mis mitte vaatama tulla, sest noh, ega see muidu ei tuleks ju. Siin ei tundu väga palju olevat midagi. On nagu 2 küngast ja vana kirik ja natuke haudasid. 2024 kuulasin isegi maetud alles hiljuti. Kas need on nüüd Schellingu kivid või? Oi, see on päris valus. Miks ta nagu selle Bluetoothi valis siis selle kohta on netiartikkel olemas, see on vist suht hästi dokumenteeritud. Minu arust midagi siukest, et talle meeldis see nimi. Väga lahe. Kuidas olid siis kivid? Tead, ma ütlen siiralt, et mul olid ootused olid nagu umbes sellised. Ma tahtsin siia tulla sellepärast, et need kivid on need UNESCO whatever maailmapärandi objekt. Aga tegelikult, Andres ja Urmas, tegelikult mulle see koht rämedalt meeldis. See oli nagu väga lahe koht minu meelest. Selline väike linn, armas, nunnu, kivid olid lahedad, need künkad olid lahedad. Jah, väga ilus koht. Teinekord tuleks ka tagasi 10-10-st. Ökotunkt, Taanis on ka ökotunkt. Natukene Taani liiklusest ka. Taani linnaliikluse makskiirus on 50 kiltsa tunnis ja maanteeliiklusel on 80 kiltsa tunnis. Et aeglasem kui Eestis. Kuulsin, et Soomes pidi ka 80 olema. Tean seda, et Okinaval on mega vähe. Seal oli vist 70. Tulime tagasi sõitmast ja nüüd näljast tulime Bellinisse sööma. Aga see tundub hästi popkohtast alati, kui me oleme mööda läinud, on siin nagu rahvast täis olnud. Tellisin ka endale väikse õunamahla. Tuli välja, et see on ainult XXL suuruses tuleb. Jee, saime söögi! Minule tuli kana, Hugole tuli pitsa. Ruudil on kana ja friikartulid. Serlil on kala ja friikartulid. Urmasel on burger ja friikartulid. Kui tuline on, siis võtke juua kõrvale. Kom. Head isu. Nüüd on söödud. Enamus inimesi on kõik ilusti ära, see on väga ilus. Hugo sai ilusti ära oma pitsa ääred. Ruudi sai ära ilusti osad oma kartulitest ja natuke oma kanat. Ka minu selle... Ja kana on väga ilus täis. Minu selle naisi sai Ruudi ära. Nendel olid muidugi seened järgi, kes ikka seeni tahab. Maksin arve ära. Arve oli siis selline. Ja nüüd siis varsti liigume.